detsember 2024. Kell on 16:24 ja oleme jälle teel. Ehk siis, kui kõik sõidavad täna jooma, siis meie sõidame Rooma. Tegelikult on sellest Roomast ei ole meil eriti sooja ega külma. Küll aga on meil kaks asja vaja korda ajada. Nimelt peale minu ei ole teised käinud Roomas ka, lennujaamas olema. Ja Roomas olete käinud, aga Vatikanis ei ole käinud, ehk siis see on Euroopa riik, mis teil on käimata. San Marino on riik. Maailma vanim vabariik. Jaa, aga ta on ju Ta nagu ei ole väike linn, linnake. ei, seal on mitu linna. On nii suur Vatikan lausa. on nagu... Ma sain ka targemaks, aga peame minema oma silmaga järgi vaatama, kas San Marino sisse mahub üks või mitu linna ja kui suur ta nüüd täpsemalt siis on. Igatahes kuskil seal Itaalia taskus ta peidus on Saapa sääres ja lähme otsime ta üles, sest see on meil kõigil veel käimata. Terve Euroopa on ilus roheline kaardi peal, kõik on käidud, aga seal on paar patutäppi. Vot nii, ja sõit sinna Järva kandist peaks olema siis ilma peatusteta 26 tundi. Meie teeme mõne peatuse ka, nii et loodetavasti 30 tunni pärast, ehk siis homme õhtul, kui kõik naudivad 1. jaanuari pohmeelot, on meil juba pihus Italiano. Esimene peatus Pauska ja püsisime peaaegu ajas, ehk siis nii palju kui ajast ette sõidame, nii pikad on peatused. No vaatame, kuidas läheb, aga praegu on väljas juba +2, kui me alustasime, oli miinus mingi 4, 3, midagi sukest. Et juba oleme plusspoole peal ja tee on olnud mõnus. Kuulame seekord siis podcasti Kurjategija ja karistus. Me alles saame üheks perekonnaks. Aga väga põnevad lood on küll. Nii et sööme siis esimesi tanklavõileibu ja Viada kaarti tasub teha, sest 23 eurost kaart tegi kohe 17, mis on pere õhtusöögiks täiesti normaalne. Sõidame Leeduni 18 kilomeetrit. Mis toimub? Kontroll. Vaadati nii lollide nägudega. Tulid kohe strassid ja tõmbasid kortsumeid, jah? No pole ka mondu nii, et... Ei ole. Ja aastavahetuse öö peab kontrollima. 10 minti on piirini ja siis hüppame 23.30 tagasi 22.30, nii et me põgeneme aastavahetuse eest praegu. Naudime seda aastat nii kaua, kui saab. Ja veel, meie mulkid on need UNESCO vaimsed. Ega siin jumala eest juhti miski ei sega. Presidendi kõnet tuleb kuulata. Õige. Oleme varasemast. Eriti kui kell on meil 22.53, on ju? Kodus on 23.50. Aga lahe ilutulestik on igal pool ja äge. Pulss on kõrgem. Oleme rohkem väsinud. Mis teed? Kui kingiti, siis tuleb teha. Aasta vahetumiseni Poolamaal on 4 minutit. Otsime ohutu püka ja paneme püraka teele. Rekkajuhid magavad seal, ma ei saa neile lähedale. Ta tuleb! Uus aasta tuleb! Nii kaua laseb ilusat raketti, kui video käiba võet. Ei, tegelikult on äge. Puju vaata sinna vasakul, sealt tuleb ikka täiega lahe. Seal ikka mitu mintsi nagu tuleb. See kindlasti mingi linna oma, et siis... Ei tea, jah. Saime oma puuksuga taeva poole lastud ja...
7 hommikul. Õues on päris külm. Kell on 7:30 ja päike tõuseb. Me oleme nii palju lõuna poole kihutanud, et ei ole nii nagu meil seal Eestis on, et kell 10 vaatad, et justkui nagu äkki vist hakkab valgeks minema. Tegime vahepeal väikse une ka. Nimelt siin Poola kiirteede ääres on väga hästi kasutatud euroraha ja kui paarkümmend aastat tagasi olid sellised nässakad tanklaparklad, kus said silma kinni lasta ja siis tulid väiksed tšetšeeni poisid ja nõudsid sult Kalatnikovidega raha ja kuldkette, siis täna on niisugused mõnusad Europapiga tehtud rastplatsid, kus siis on normaalsed WC-d, vedemisvõimalused, väga ilus haljastus, väga mõnusad sellised ookepaigad, kus saad teha väikse une. Ja meiegi siis seal väikse unekese tegime ja 4 kutti küll sellest nii-öelda planeeritud saabumisajast läks hilisemaks värk, aga turvalisus on tähtis ja mõnus peab ka olema. Tõesti mõnus uni oli, kuigi aknad läksid jäässe ja nii küll sõidab. Jälle jõudama, jah. Noh, LPG-d ei ole ju. Shell on, aga Kuidagi ei ole, jah. päike on. LPG maaks ei tühjaks. Päike on hea. Midagi ei tea. Mäed on küll. Mäed on ägedad, restoran on äge. Kõik on äge. Ma tahan LPG-d. Ammu LPG paak tühjaks juba. Ammu. Siin särtsu saab ka siit. Õudselt hea soe päike. Mega mõnus. Kas õues on ka soe? No õues on 8 kraadi praegu. Nii palju vähe. Väga okei on see. See ei ole vähe. Pizza pasta italiano. Oleme Itaalias. Kohale jõudsime kell 5:30 juba, tähendab selles mõttes üle piiri Itaalias. Nii et kõik on ootustele vastanud ja majutus on välja valitud vahepeal ja podcast on 17 osa juba kuulatud ja väljas on juba 6-7 kraadi sooja. Järjest mõnusamaks läheb. Mis maksad? 30 eurot teemaksu. Arrivederci. Olen nüüd vaene. 30 eurot teemaksu. Ja tee on olnud kõik udust puhastamata terve see aeg. Ei ole nii hull. Ei ole nii hull. Kartsime, et on hullem. Aga me hakkame kohale jõudma oma esimesse ööbimiskohta. Bologna. Sinna on jäänud 7 minutit minna. Bolognas ööbime täna. Ja 2600 kilomeetrit saabki tehtud ja homme saame hakata avastama, kuhu me küll sattunud oleme. Peale käidud on puudud. Vaata, mis seda rindu. Tere tulemast. Buenosera. Nii tore on siin. Ma ei tea, kus tuled käivad. Peltas on valgus, nii et kõik elame Peltas. Midagi teha pole. Vaene aeg. Õige nupu leidsid. Seasilm on laes. Ühesõnaga siis 30 eurot nägu koos hommikusöögiga, holiday inn, 4 tärni, kõik mis on vaja.
et välja magada ennast peale, ma ei tea, 30 tunnist sõitu. Bueno, lähme vaatame süüa ka äkki midagi. Lahe kopp. Oo, päris äge, jaa. No nii, konnad. Mõnusat puhkust. Tere hommikust. Väga mõnus hotell oli. Hommikusöök oli mega rikkalik. Tuli ennast täiega tagasi hoida, et mitte ennast jälle ema laevaks süüa, nagu vahel juhtub, on ju. Ja tõesti ilus päike koos 6 kraadiga võttis meid hommikul vastu. Ja kõige tähtsam jess oli see, et udu on kadunud, sest eile pool päev oli ainult udu. Ja nüüd me oleme sõitnud 10 minti ja palju õnne, oleme jälle piimapakis. Lage udu. Aga ühesõnaga, sõidame siis San Marino poole ja lapsel oli ainult üks palve sellelt reisilt, ta soovib välismaa IKEAt külastada. Nii et me läheme ka San Marino külje all olevasse IKEAsse ja vaatame, kuidas kõik on samamoodi või mitte. Igatahes me oleme nüüd teistsuguse IKEA juures nagu Eestis. See on täielikult teistsugune. Ja siis Silviga on? Mina tulin selle jaoks siia. Väljas on 16 kraadi ja päike ja tulles sealt kaunilt kodumaalt tundub see praegu nagu 24 ja unistus. Vaata, ma teen lukuga lahti, et natuke veel rohkem saaks. See on hea. D-vitamiin tuleb praegu. Ai, kui võlus. Palavod. Page konditsioneer teile nii palavod. Meil ei ole parkimata sees. All, jah? Ei ole. Vabandust, ja või sees ei ole. Näed all. Hädavajalik laelamp ja natuke mingeid juhtepõdinaid ja väike kohvitu ampsuke ja paneme San Marino poole edasi. San Marino. Jumala äge on. Oleme siis kõrvad lukus tulnud kõrgemale ja nii nagu Andorra oli mäe otsas, nii on ka San Marino mäe otsas ja temperatuur on siin nüüd natuke kukkunud ülespoole tulles 11 kraadi peale, aga väga põnev on ja kui sa vaatad siit künka otsast, siis näeb ikka päratu ägedaid mägesid ja merd ja kõik see arhitektuur on siin üliäge ja ühesõnaga me oleme kahtlemata sattunud jälle maailma katusele ja nii põnev on. Minu unistuste poodi. Iga inimene seda teab. Mis pood on? Üks pardipood. Pardipood või? Ja igasugused Pardipood, kus me näeme kõiksuguseid multikategelasi. Kes see on? Ei tunne ära või? Bohemian Rhapsody on vihjeks kirjas. Vaata, Michael Jackson kõrval. Michael Jackson on? See on Michael Bartson või kuidas see on? Näe. Donald Quack. Jumala äge. Terve pood kummiparte täis. Jumala äge on. See kaubandus, see kõik on teistmoodi. See on äge. Jumala lahe on. Kiiksuga on. Kehved. Stiilne on. Eesti riigiisad, mul on teile kärpeplaan. Jätke maksud rahule. Vaadake lihtsalt maru rahulikult otsa nendele kohtadele, kust on võimalik hoida päriselt kokku ilma rahvast kahjustamata. Ja meie politseiautod oleksid sellised kaasaegsed, nad kasutatakse alati lõpuni, siis oleks kõigil maru rahulik
sest sellisega vist midagi järgi ei sõida. Eelmine jaanuar on juba selja taga, ehk siis detsember on ammu unustatud, aga kuna 36 jõulupidu võtsid oma auru, siis me ei olegi jõudnud jõulu nautida. Ja nüüd me siseneme selle aasta või siis selle hooaja esimesele jõuluturule. Vaatame, mis maksavad asjad siin jõuluturul. Glögi 3 eurot. Vääriskivi 3 eurot. Käsitöö 12 eurot. Hotdog 4,50. Glögi 3. Friikartulid 3 eurot. Ahvel 3 eurot. Kõik on 3 eurot. Ega nugati lõik. Tort 5 eurot. Mega suur nagu pea. Püük 3,50. Käsitöö onu siinsamas teeb udav. Jõuluturul sai käidud siin San Marinos ja tasuta parkimise algusest on 30 minti oli lubatud, on möödas 43 minutit ja me jõudsime autoni ja meil ei ole trahvi. Sõidame edasi. Olge seaduse kuulekad. San Marino on väga äge. Mitte midagi halba ei öelda. Ja kimame nüüd siis mäest alla, kõrvad on lukus. Vahepeal pöörded on 5-6 tuhat, kui käiguga pidurdad. Õnneks ei ole automaatkastiga auto. Muidu oleks veel keerulisem võib-olla, kui seal ei saaks ka käiguga hästi pidurdada. Ja suund on nüüd Rooma. Ilus eestikeelne sõna väljendab tegevust, kui jalad ei kanna. Või vaata, milline kiiruskaamera. Orange puhvet. Aga vähemalt paistab silma kodu silma. Ja Roomast otsime üles siis sellise kaani, mis ei ole harilik mudakaan, vaid on Vatikaan. Ja külastame siis sellist vahvat riiki riigis nagu Vatikan. Ja sellega saavad meie selle reisi highlightid tehtud. Ja jääb meil veel mõni päev siin mõnuleda ümber ringi ja siis tuleb hakata tagasi kodu poole matkama täie itsiga. Aga sinna on veel aeg. Naudime loodust. Siin on väga vali. Väga vali. Aga väga imeline. Proovime autopesulat. Õues ei ole seinu ümber midagi ja see on siis nutikas siuke pesul, et sõidad autoga paika, näidata nüüd stopp. Siis ma valin sealt roti programmi, mis on 7 eurot, aga ma tavaliselt pesen ainult mündikates, aga siin neid pole näha ja aknad on nii uduseks läinud, et enam ei näe peeglitest ka midagi, nii et oleks tark vist see nõgi maa pesta, nii et ma lähen uurin palju maksab ja kuidas saab. Ma võin sisse. Ma ohverdan teid, ära palun siis ava ust, kui ei lähe pesuks. See oleks nii lahe. Ultimate uulitsapesu on tehtud ja mis me räägime, milline kasutajakogemus te ei kujuta ette. Kui pesuprogramm algas, siis seal samas makseautomaadi ekraani peal läks käima Fast and Furious video, kus sa saad siis oma aega mõnusalt ja kvaliteetselt täita, kuniks sinu terassuksu ära pestakse. Pesu tulemus kiljatav ei ole, plastikdetailid jäid ikka natukene niukseks tolmuliseks sealt või sikseks, no ma ei teagi. Aga kui Eestis 7 euroga sellist teenust keegi pakuks, et sõida sisse ja tehakse sah-sah, siis
ma arvan, et see on bueno ja kui sul on meil Clientos Cartos, siis oli see pesu veel mingi, ma ei tea, 5 eurot täiesti timm. Nühiks küll. Aga nüüd läheme otsima oma majutuskohta. Terved tänavad saanud jõulukatuse. Jumala äge. Hotell Midas. Midas on. Ja lähme vaatame, Midas on. Hotelliruumi. Ma ei ole näinud. Oota, sa pole hotelliruumi. Midas on. Igatahes see on meie hotelliruum. Vaatake mu ilus. Täielikult must. Noh, ajad siin. Igatahes vaadake, minule karu magada. Näe, sinu voodi on siin. Ei, See on sinu voodi. Ja siin sa õpid. Saab lapses valida, kas magab Jah. kapis või vannis. Meie kravett on nüüd küll suurem kui sinu oma, mitte nagu eelises. Ja nägu sedakorda kallis, sellepärast, et me oleme praktiliselt Vatikanis, ehk siis oleme Rooma südalinnas ja kõige kaugem punkt või siis nagu kesklinnale kõige lähedam, kuhu sai autoga tulla, nii et ei pea trahvikesi maksma. Ja öö koos hommikusöögiga on siis umbes 40 eurot nägu või? Jah. Jah. Säästulotide jaoks kirves. Aga no Nobel ka. Yo, Old Wild West. Vana ja metsik lääs. Lähme vaatame, kas süüa antakse. Reitingud on head. Tundub menüü täitsa sobilik. Hind ehk tiba krõbe. Aga lähme vaatame oma silmaga järgi. Tere hommikust! Tuleb tunnistada, et Itaalias on nendes hotellides vähemalt, mis meile ei sõltuma, parim hommikusöögivalik tõesti. Rikkalik nagu kuskil, ma ei tea, Türgi hotellides. Aga erinevus on see, et siin on ka kõik mega maitsev. Nii et head isku. Naine käsutab, ütleb, mida ma pean ütlema, kus kohas. Ma ei ole sellega eriti nõus. Tulime Vatikani juurde taksoga ja jätsime oma auto hotelli juurde, sellepärast et neile, kes armastavad tulla seda linna uudistama, on vaja selgeks saada Itaalia suurim kiiks. Ja see on see, et suuremates linnades, nagu ka Roomas, on väga suur ala, kuhu sa lihtsalt niisama autoga siseneda ei tohi. Ja seda ala sa pead ise otsima, keegi sulle ei ütle, kus see läheb, kuidas see on. Ja väga paljud turistid on siis saanud näpud sahtli vahele, päris korralikud trahvid selle eest. Ja meie siis jätsime auto sinna, tulime Uberiga ja küsiti selle eest 17 eurot, mis on no, ikka päris kirves sükse mõne minutise sõidu eest. Aga ega siin oleks tulnud selle ühistranspordiga tund aega või meil pole siin aega raisata, sest et varsti peab hakkama kodu poole ka sõitma. Ja õige pea leiame äkki ka mõne sissepääsu selle tagasihoidliku müüri juurest, kust saab minna piiluma maailma kõige väiksemat riiki. Nagu ma siin käisin tagasihoidlik, mis see siis on, 18 aastat tagasi või. Nii ka praegu ei ole väga suurt muutust näha. Must on, graffitit on seinad täis, kõik siuksed nurgatagused meenutavad Ateenat, mis oli meie jaoks täielik šokk. Aga eks nad ikka siin üritavad natukene seda graffitit eemaldada ja mis sa loomade vastu teed, ega ei tee. Üleval ka mingi remontu käib, vaata. Kerkhokellad Püha Peetruse katedraalil kõllisevad. Kell on südapäev 12.00 ja me oleme maailma kõige väiksemas riigis, ehk siis Vatikanis. 0,49 ruutkilomeetrit ehk siis no nagu te näete siin ümbruses, peaaegu kõik hooned on näha, tegelikult päris kõik ei ole.
ja see on siis niimoodi müüriga ümbritsetud ala ja paavst Franciscus siis on siis selle kirikuriigi pää, 88-aastane ja siis pühapäeviti on siin natukene veenemaid sündmuseid oodata, aga täna on meil alles reede, aga rahvast on sellest hoolimata nagu murdu ja tõesti põnev lugu. Siin on nüüd siis sellelt peaväljakult edasi minnud, ühesõnaga, eks ta enam-vähem nii ongi, et 500 meetrit lai, jämedalt kilomeetri pikk on ju. Ja siin on siis näha nüüd seda rahvamassi, suvalisel reedesel lõunasel ajal ikka jõhker. Maailma kõige väiksem riik peab ikka mega rahva ära mahutama. Nii, mulle väga meeldib siin, sellepärast, et siin on mõnede teede peal või mõnede kohtade pealt üks McDonald's, aga me ei tea, kus see on. Vatikani McDonald's. Tase. Aga sel reisil on käimata, nii et lähme vaatame. Tegelikult me ei annudki Vatikani võimule omas. Ei, me olime Vatikanis, aga McDonald's ei olegi päriselt Vatikanis, vaid Vatikani müür on siin ja McDonald's on siin. Nii et kogu meie suurepärane sabin, et me saame Vatikani McDonald'sisse on asjata. Nii et ei lähe McDonald'sisse. Tšau! Jätame Roomaga tšau pakka ja siin on kohe näha seda restorani, kus meile õhtupimeduses sõime. Näed, Old Wild West, palun. Ja seda ümbritsemas siis mingisugused suured tared, millest ei saanud midagi aru, kas need on toimivad või maha jääd. Aga nüüd on niimoodi, et Waze'i sai järgmine point of interest ehk siis koht, kuhu me tahame minna selle reisi jooksul. Ja see asub tegelikult Austrias ja selle nime on üsna hiljuti muudetud sellepärast, et selle külakese silte varastati ohjeldamatult turistide poolt ja nüüd on selle külakese peatänav ja nimi ära muudetud. Nüüd kannab see nime Fucking, aga muidu oli päriselt selline eriti inglise keelt kõnelevate inimeste seas mega pop place nimega Fucking ja seal on fucking school, seal on fucking pood, seal on fucking lapsed ja fucking nende vanemad ja ühesõnaga siuke fucking põnev koht ja midagi teha ei ole, lähme vaatame järgi, kui fucking äge on. Nii. Mul ei olnud turva veel. Oota, me peame nägema. Siin käib üks petsoperatsioon, millega ma sattusin kohakutti, aga ma siit välja ei saa vist sõita. Ühesõnaga, kui sa siit nurga tagant vaatad, siis seal on petsoperatsioon käimas ja sel ajal, kui mina siis pentas olin, toodi siis mingisugune NASA kriminaal seal 4 venna vahel vetsu ja siis mingi vend oli seal pissuaari juures, mingi tavaline vana ja see jäi sinna natuke liiga kauaks vahtima, see visati sealt välja, et mingi kahtlane tüüp vaata ja siis ma olin nagu nii, et vau, et kas tohib sisse minna või ei tohi sisse minna vaata, siis vaatas, hindas ja ütles mine siis ma läksin neist mööda, kui see seal käsi pesi ja siis toodi seal jälle mitme vahel välja tagasi sinna bussi, mingi otse uks on seal sealt kaudu, nii et elevust ja põnevust, nasa ja mina olen no nii, Alpides oleme ja majutusasutuse leidmine on võrdlemisi võimatu. Lähedal asuvad vabad tarekesed, üksikud,
on alates 400 eurot öö. See on säästurottide reisieelarve, nii et see jääb ära. Ja iseenesest on äge, et temperatuur kukkus siia -8, -7 siia kanti. Ja oleme siis nendel suusanõlvadel, kus siis lumekahurid müdistavad lund teha. Kohati kondlid lähevad siit üle kiirtee, järelikult suusanõlv läheb kiirtee alt ja oleme igatahes põnevas kohas, aga kahju on ainult sellest, et väljas on kott pime ja pool sellest ägedusest jääb nägemata. Aga teed on siin peeglini liivitud jääs ja tuleme siis vaikselt mööda kiirteed 670-ga, vahepeal mäest alla kisub aga 110 peale ja päris hirmus on. Õnneks saame käiguga natuke pidurdada ka vahepeal. Tere hommikust. Me oleme, ma ei tea, mis Öster külas. Me oleme kohaliku vaatamisväärsus, sest et küla ärkas kell 7 ja mida küla näeb on siis lapse jalad on akna peal ja meie ka vaikselt siin ärkame. Jou! Mis said? Oma siidrit, mida itsisin müüda. See on see, mida me kohtasime seal Iirimaal. Aiavarga siider. Pihud täis, ega eluks muud polegi vaja, nii. Üks asi, mis siin Šveitsi külades silma jääb, on see, et majad on päratu suured. Ma ei kujuta ette, kui suured pered peavad olema, et sellises majas elamine oleks mõistlik. Need on, ma ei tea, mitmesaja ruudused, tohutute garaažidega hooned ja niimoodi on nad nagu peaaegu, et kõik. Hoia vasakule. Uskumatu. Ma ei tea, kuhu ta saadab meid. See on nüüd üks maailmakuulus küla. Aastal 2020 otsustas külarahvas, et kuna neid siltesid külast varastatakse hirmus palju, siis nimetame küla ümber. Kui enne oli ta naturaalne fucking, siis nüüd on ta fugging. So welcome to fugging. Here are fucking barns. Here are fucking geets. Here are fucking people living around here. Here's some fucking kids. Oh, here you can buy some fucking kartoffel. Ühesõnaga, väga pull. There's a fuck. Siin on isegi fucking lennuühendus. Mega äge, mis kohtadesse me satume jälle. Siin on 200 meetri pärast. Lahe suur Pööra paremale. Jõgi ja jõe ääres on mis jummel, mis kurvid siin on. Jõe ääres on mega lahedad majad ja see tee läheb üles alla Viina kääna. Üli äge. Ja me peaksime kohe jõudma siit selle jõe äärde. Loodetavasti elusalt. On selle koha nimi. Ja Salash. Salzah on selle jõe nimi. Pööra paremale. Salazah. Issand, kas see on siit otse peal? Ei, see vist pargib siin. Ma ei saa midagi aru. Pean paremale minema, Jumala äge. Aga sa pead teed andma sellel, kes sealt tuleb. Ei, tema sealt tuli. Selles mõttes jah. Tal on ees õigus jah. Oota. Mul on nüüd taga ka autod. Nii, lähme. Kui ägedad kohad. Ja siin on väiksed ärikesed ja igast asjad jumala lahe. Papupoodi saad minna ja pizzakioskisse.
tõesti kihvt peis, kuhu me oleme sattunud. Tõesti. No sellepärast me panime tegelikult mööda ju. 200 meetri pärast. Pööra paremale. Kõige parematesse kohtadesse satud ikka siis, kui kuskilt mööda paneb. Look at that, no vaata panoraamina. Ja siin on ka mingid vanu maha jäetud, mingid hotellile ja mingid asju. Päris lahe kombo. No nii, tripi viimane hommik ja toome siis välja ühe sellise erinevuse kallite ja soodsate hotellide vahel, et seekord meil on siis tõesti absoluutselt soodsama otsa hotell ja kõik on suurepärane selles mõttes, et tuba on tõesti X5, kõik on väga ilus, väga puhas ja mida kallides restoranides või hotellirestoranides ei kohta, päris tulp on laua peal ja päris tuli on kaminas. Siis inimesed näevad päriselt vaeva, et sul oleks siin kõik nagu super luks ja äge, nii et meie oleme väga rahul ja säästu rotime ikka täiega edasi. Aga nüüd, kui kõhu täis sööme, siis on jäänud meil veel viimane ots siit kütta koju ja saabki meie reisuke jällegi läbi. Kuhu me järgmisena läheme? No, mis te arvate? Teete oma pakkumised seal all ja hakkame praadima teid või ütleme kohe ära või? Ütleme? Järgmine säästurottide reis viib meid Ikeasse. Laps vähemalt ütles nii. No nii on pühapäeva õhtu, peaaegu et öö. Meil on 5 minutit jäänud koju jõudmiseni ja võtame siis oma retkekese kokku 5,5 päevaga. Uhasid tagasihoidlikud säästurotid oma tragi Daciaga maha 5757 kilomeetrit ja selle peale siis kulus 440 liitrit gaasi. Ma arvan, et keskelt läbi hinnaga natuke alla euroliiter ja kuna tagasituleku tee, mis me tulime siis sealt läbi küla nimega Fucking, selle tee peal gaasitanklaid oli ülimalt vähe, mis tähendab seda, et ka umbes 100 liitrit bensiini tuli mootoris maha küpsetada. Nii et kokku 540 liitrit kütust, päris õudne, aga samas tegelikult arvestades, et LPG liitri hind on väga okei, siis tegelikult on üsna soodulugu, ei ole siin häda midagi. Ja nüüd siis temperatuurid kuni mingi Riiani ja sealt edasi hoidis ikka paar miinuskraadi ja enne Pärnut oli veel -6 ja siis hakkas järjest kukkuma kuni -14-ni. Õnneks nüüd tundub paar kilomeetrit enne kodu, et siinpool on natuke soojem, ainult -12, aga see on jätkuvalt väga külm. Igatahes kokkuvõttes Daciaga on mõnus sõita, midagi häda pole ja retk sai vahva ja akud on laetud, et homme minna tööle. Näeme järgmisel retkel. Kapipara.